Ahaa, see on põhikooli lõpueksam eesti keeles, mis oli meil eelmisel aastal, kui me tegime oma koolis siin keset polaarvorteksit nautivat Eestit proovieksami, siis meie õppejuht Riina meie suureks naljaks, rõõmuks ja heatuju hetkeks printis välja mulluse eksami kõigepealt niisuguses formaadis, aga see on tore, sellepärast et nii suurt eset on võimatu mitte näha. Nagu sa näed, sa oma lõpueksamil kõigepealt täidad ära avalehekülje, kõik sinu isiklikud numbrid, ämbrid on sul siin kirjas. Sul on aega eksamiks 3 tundi. Meie koolis toimub see eksam siinsamas meie klassis. Ja lisaks minule on komisjonis veel 2 inimest, nii et olukord on kontrolli all. Sa valid ise ülesannete lahendamise järjekorra. Kuivõrd meil siin on 4. aasta juba, siis kohe jagan soovitused, mis järjekorras tegelikult oma eksami vihik ette võtta. Sa loed tähelepanelikult tööjuhendid. See õnneks ei võta väga palju aega. Ja sa kirjutad vastused selleks ette nähtud kohtadele, sinu õpetaja nende kohtade järel kastikeste sisse teeb siis kas punkti või mitte punkti. Ehk siis põhikooli lõpueksamit parandab sinu oma murutar. Ja siis sa saad kirjutada nii sinise kui musta tindi või pastapliiatsiga. Kustutatavat tindipliiatsit eksami ajal me ei kasuta ja kindlasti me ei kasuta seda valget kustutamise linti. Kui miski läheb valesti, tõmbad korrektse kriipsuga selle maha. Nii et mingit kanaaeda sinna peale sa ei sodi, valget linti ei kasuta ja oi küll saab hea. Sul on võimalik saada, nii nagu mullu, nii ka sellel aastal, kokku 100 punkti. Lugemise 2 ülesande punkte on siis kokku 30, kirjutamise punkte 70. Nendest siis osa on saadaval kirjandi eest ja osa tuleb sulle seoses õigekeelsus ülesannete lahendamisega. Kui sa teed lahti endale lugemisülesande, siis põhikooli lõpetades on sul üsna pakiline. Võiks öelda, et tuli takus, jalad rakus, sa pead 3 tunniga päris palju materjali läbi töötama. Kui me sinuga kohtume jälle riigieksamil, siis on sul aega 6 tundi ja 1 lugemisülesanne. Nüüd on sul 2 lugemisülesannet, aega 3 tundi. Selle sees on siis ka 3 lehekülge kirjutamist lüngakeste sisse. Seal asuvad sinu seniste aastate jooksul varutud teadmised. Siis, kui sa teed lahti lugemisülesande, sa viskad pilgu peale, mis on teema, sa loed tingimata ära küsimused ja küsimuste, kuna sul on küsimused kõrval, siis juba lugedes seda teksti, sa tead, missuguseid vastuseid sinu käest tahetakse niisuguse nipiga, et sa juba enne näed küsimusi, lugedes teed märkeid, kus kohas peitub vastus, sa hoiad väga aega kokku. Kui sa
kui sa jõuad teise lugemisülesandeni, siis tõenäoliselt, kui me avame oma pühade munad, ehk siis see on igal aastal nii põnev, mis teema on, millised autorid on lugemisülesanneteks reastatud ja mis tüüpi need ülesanded on. Üks on küsimustele vastamine täislausega ja teine väga sageli on siis kastikese sisse õigesse kohta linnukese tegemine ja selle linnukese järele siis asetub õpetaja hinnang, kas linnuke lendas õigesse pessa. Sinu jaoks on see selles mõttes suhteliselt lihtne sooritus, et lugeda sa oskad, tekstist aru saad, täislauset moodustada oskad ja kas õige või vale öelda oskad ka kindlasti. Sa kohtad järgmiseks selles vihikus, mille teemasid me nüüd huviga ootame koos, kirjutamisülesannet liiginimetusega kirjand. Kõigepealt sa näed siin kirjandi teemat, sulle on ette antud ka pealkiri ja sellel lehel, kus on sul kirjandi pealkiri, on sul 3 tarka teksti. Need on mõeldud selleks, kallis inimene, et sa kasutad neid tsitaate oma kirjandi sees. Sinu 200-sõnaline kirjand, mille sa üles ehitad, ette antud pealkiri, sissejuhatus, kus sa ütled oma põhilise mõtte, teema arendus, kus on sinu mõte, näited elust. Seesama kirjand tahabki siit üht tsitaati. Tsitaadil on toredad asjad. Esiteks on tal õige kirja asjad paigas. Teiseks on tema lõpus õige interpunktsiooni ehk siis kirjavahemärkidega kirjutatud, kes ütles ja kus ütles. Kolmandaks, lisaks sellele, et tsitaat annab sinu kirjandile massi, annab ta sulle ka päästerõnga, et sul võimalik must auk, võimalik mõttekramp, mis võib juhtuda, ei pruugi, et see läheb üle sel ajal, kui sa kirjutad ümber teise inimese väga tarku ja väga õigesti kirjutatud mõtteid. Kolmas on niisugune, näed, siia läheb sul puhtand, enne sa kirjutad puhtandi, siis puhtandi on ikka õppejuht meile tapeedi printinud. Nii, õigekeelsus ülesandeid on sul 3 lehekülge. Nad soovivad, et sa kasutaksid õigekeelsust sõnaraamatut näiteks, mis sul laua peal on. Nad kasutavad kõiki sinu seniseid teadmisi. Sa paned siia komasid ja teisi kirjavahemärke, sa moodustad sõnast üliloogilisi vorme väga osavalt. Sa oled suur inimene, sul on hea keelepaist, sa oled meisterlik kirjutaja, nii et seda ortograafia osa ma soovitan sul võtta nagu sudokut, ristsõna mõistatust, ehk siis ei mingit paanikat, see on tore mäng. Selle mängu suurtähed, väiketähed, käänamised, pööramised, selle mängu teeb sulle lihtsaks see, et me oleme läbi aastate kõike seda teinud igal kohtumisel, mitu korda nädalas.
Nii et sind millegagi üllatada ei saa. Või kui, siis meeldivalt, kui lihtsad ülesanded, eks. Olen kirjutanud need ülitähtsad punktid siia ka. 9. klass teeb oma asjad mõistlikus järjekorras. Nii nagu meile siin tiitellehel on õpetatud ja seatud mees- ja naiskond öelnud, me valime ise ülesannete lahendamise järjekorra. Sinul on ülitähtis saada maha närv, pinge, esinemis, ärevus, sooritus, võdinad. Sa ise aitad ennast sellest ärevusest välja sellega, et sa esimese asjana kirjutad valmis oma kirjandi mustandi. Kui sinu 200-sõnalise kirjandi mustand on olemas, siis on pinge maas. Kõige tähtsam on tehtud. Kirjand, sissejuhatus, teemaarendus, sinu mõtted, näited elust, tsitaadid ja lõppsõna. Lõppsõna ütleb, et täpselt nii, nagu sa sissejuhatuses väitsid, nii ongi. Teiseks kirjutad lugemisülesannete vastused. Seda kiirendab sinu juba teatud tuntud tarkus vaadata üle, mis küsimused on, pliiatsiga teha tekstile märk, et siin on see vastus, siin on see vastus. Sa hoiad sellega kokku ühe lugemisringi ja päris palju minuteid. Sa vastad küsimustele täislausega, palun. Lasteaias mängitakse seda mängu ja, ei, no ma ei tea, see aeg on möödas. Sinul on täislause. Siis jõuad sa õigekeelsus ülesanneteni, mille lahendamise juures lisaks rõõmsale mängulisusele, kui laherist sõna, lisaks sellele tuleb väga abiks rahu ja veel kord rahu. Sa võid olla kindel, et eksami ülesannete koostajad on seadnud meile sinna ritta nii mõnegi lõksu, aga kuna sa tead, et on lõksud, siis sa oskad neist hoiduda. Lõks on siis loogiline. See on niisugune ülesanne, mille puhul sulle tundub, et see on õudselt lihtne. Mida lihtsam tundub, seda rahulikumalt vaata, milles on konks. Ja sa ei jää konksu otsa. 4. sooritus, sa kirjutad kirjandi puhtandi. Õnneks on sul nüüd vahepeale jäänud paus, mille jooksul sa vastasid lugemisülesande küsimused, lahendasid ära õigekeelsusülesanded ja nüüd selle pausi järel oled sa võimalikult pika distantsi võtnud iseenda loodud kordumatust ägedast tekstist. Tänu distantsile näed sa nüüd teda ümber kirjutades juba oma mustandis. Siia-sinna liibalaaba kohti need sa puhtandit luues korrigeerid. Sa vaatad kindlasti, et liigendatus on 2-3 lause järel. Ei tekiks tapeet, vaid ikka kaunis esteetiline trepp, mida mööda sinu tekst jalutab. Ja sa jälgid, et sõnu ei puudu, et sõnad ei kordu, et oleks kasutatud juhul, kui sa räägid ühest ja samast asjast lähestikku, et oleks kasutatud sünonüüme ehk siis teisi sõnu asja asemel, fenomen, nähtus, olukord, siis on hästi. 5. punkt tagab selle, et sinu hästi
on kohe täitsa päris väga mega giga hästi. Sa loed enne oma töö ära andmist kõik uuesti üle. Sa avastad veel, et oih, üks koma oli puudu või siis hääl ei ole täppe ja õõl ei ole katust, teel ei ole kriipsu, oih, ups. Küll on hea, et sa seda kõike uuesti üle lugedes ise näed ja korda teed. Mul on siis lihtsam ja meel rõõmsam. Hästi oluline on viimane rida selles kirja saanud retseptis. Senise elu kauneimat kevadet parima võimaliku lõpueksami sooritamise järel. Ma võin sulle kinnitada, et su eesti keele eksamist olenevad kõik teised eksamid ka. Sinu eesti keele eksam annab sulle ära tõuke terveks eksamiperioodiks. See on häälestus. Selles peitub sinu jätku enesekindlus ja meelerahu. Sellepärast ongi ülioluline meil siin 22. aprilli hommikul kohtudes tunda ennast turvaliselt, teada, et me soovime üksteisele parimat. Usaldada oma enese mõtteid, mitte proovida kirjutada nii, nagu oletatavasti eeldatakse, et kirjutatakse. Ja lisaks sa tead, et sa oled kordumatu, et kõik sinu mõtted on lubatud, sa ei ole vale, igasugused pealiskaudsete tühistamiste ajad on möödas, nii siin klassis kui kogu maailmas. Nagu sa näed, on riigijuhid ees, meie sabas hakanud asju nimetama õigete nimedega, lahtiste kaartidega. See on üks kaua oodatud aeg ja vaatamata mõningasele rabedusele, teatavale ärevusele kogu planeedil, soovin ma sulle südamest õnne sellepärast, et järgmiste sammude astumiseks on kõige põnevam aeg üldse, mida siin planeedil kogeda võib. Siit eesti keeles mõtlemise, emakeeles hingamise, unistamise, meie oma keeles ja meeles tundmise ja unede nägemise keeleklassis paned sa tegelikult kirja sellel lõpueksamil suure algustähe järgmisele lausele. Sa oled väga teretulnud siia täiskasvanute gümnaasiumisse. Üliteretulnud oled sa meie Raplamaa rakendusliku kolledži ametikoolis edasi õppima IT-d, toitlustust, ehitamist, masinaid, eriti just suuri masinaid. Mina ootan sind väga. Mingu sul väga hästi. Kallistan.